Tere Eestimaa, Volli siit hooldekodust Hõbelõng. Elu lõpusirgel ma mõtlesin, ma võtan ohjad oma kätte. Teised presidendikandidaadid, võite oma aja, energia, raha mõttes need kandidatuurid maha panna. Üks Eesti, üks armastus, üks president, Eesti vabaks. Ja tulin välja siis mõtetega. Kõik mulle aitab, teeme ära, on minu loosung. Olen siin, et kandideerida, see tähendab pika puuga võita ning viia Eesti välja kannatuste soost, nagu tõde õigus kõlab. Jah, mul pole parteid, neid miljoneid ja sponsoreid, nagu luuletas läks pärast riimi. Ja rahvamasse loomulikult keegi võib-olla eriti tea mind, aga mul on karisma, ilus jutt ning mis peamine, läbi kukkunud pensionäri elukogemus. Kõigepealt räägime selgeks paar elementaarset elutõde, noored rohelist. Kannatustes me areneme ning ebamugavused innustavad leidma paremaid lahendusi. Võt selline lause moodustus, väga ilus. Nii lihtne, see ongi kallis degradeerunud mugavustsoonis Eesti rahvas. Lühidalt ja selgelt, kes see viitsib netis üle 2 sekundi vaadata. Ütlen teile otse, armsad laiskvorstid. Maksustame vee, hingatava õhu. Isegi see, et te magate ja naudite tasuta, selle maksustame. Kõik emakese looduse poolt tasuta pakutavad hüved maksustame, eks ju. Äkki te siis hindate te suurt vara, eks ju, ja käitute lõpuks austusega emakese maa vastu. See tendents juba. Kõik viimased maakohtade, koolid ja kultuuririismed tsentraliseerime pealinna. Raske lause, raske sõna. Tsentraltranserteerime pealinna. Et lõppeks see riigi rahadega laristamine lõpuks. Kiibistame muidugi. Kõik kohe sünnist saati, kõik riigi kodanikud. Ning kaamerad, mitte ainult tänavatele, kui ka kodudesse. Et saaksime täieliku kontrolli siis inimeste ööst ja päevast ja nende kohustuste täitmisest, et kes siin hiilivad kõrvale. Kiibid ja kaamerad igale poole. Rääkimata juba, et raha ja pangavärk ja rahavärk on nagu nii igat liigutust kontrollime juba. Selle oleme saavutanud. Põllumajandus, punkt 4. Punkti ei ole palju, 424 punkti, aga ainult mõned täna. Põllumajandus, see kiirendamine läbi kemikaalide, mida rohkem keemiat, kõik elavad suurlinnas, vaja suur laudad, suur värk, eks ju, kiiresti vaja toota toitu, mitte et nad maal oleks, ise kasvataks orgaaniliselt, seda jama meil pole vaja, see on juba läbi käidud juba omal ajal. Nii, ja siis teeme suure kolhoosi ka, et oleks üks suur laut, nagu linnahall umbes, betoonis selline suur laut, ei ole mõtet aega raisata selle kõik see, iga eraldi laudast selle sõnnikut tassida, nii üks suur laut, üks suur sõnnikuhunik. Metsade raie, vabadus, raiu kus tahad ja millal ja igal ajal. See on meie riigi valuuta, eks ju. Teistes riikides on seal võib-olla seal kalliskivid või nafta, eks ju, Araabias. Meie saame rikkaks läbi metsa, võsa kasvab nagu nii peale. Kasvab, eks ju, mõnikord tahab närvi, eks ju, suvilas ka. Võtad ära, vaatad 2 aasta pärast juba uus kõrge võsa peale, eks ju. Ära saa muretse, puud kasvad peale. Piirid lahti kõikidele, kes tahavad siia tulla. Maksame neile kõikidele maksumaksjate raha eest ja siis nagu hea elu ja iive probleem on lahendatud, üks probleem kohe vähe. Samal ajal saab politseiga tänavatel rohkem tööd, reaalajas saavad actioni väljaõpet, eks ju, nagu näitab Euroopa kogemus meil, eks ju. Neid punkte on siis veel, aga siis viimane punkt tõsta 3 korda riigi töötajate ja parlamendi ja kõiki poliitikute palka. Ja presidendile puutumatus ja president juba nendes punktis saate aru, et kuni lõpuni välja. Pana.